Mustermaja projekt sai alguse 6 aastat tagasi, kui me hakkasime Eesti Kunstiakadeemias mõtisklema selle üle, et miks ehitus ja majade tegemine on nii vaevarikas ja nii keskkonnavaenulik. Ja sealt hakkasime koostööd tegema majatehastega, mis edasi areneski siis Mustermaja süsteemiks, nagu me seda täna tunneme. Kuskil poole peal, kui jõuarud olid üpris otsas, tuli meile abiks projekti toetama Accelerate Estonia, kelle abil me tegelikult viisime Mustermajad siis suurte tellijateni ja sealt sai alguse ka mõnes mõttes Elektrilevi projekt ja Elektrilevi projekt on tänaseks teostunud, et seisame siinsamas majas. Elektrilevi jaoks hakkas see protsess tegelikult sellest, et meil oli vaja uus koolituskeskus luua. Ja kuna me siin majas õpetame tegelikult uusi elektrikke välja, siis me mõtlesime, et me ei tee lihtsalt ühte uut maja, vaid me teeme tudengitele midagi koostöös teiste tudengitega. Hoone ehituse mõistes võib-olla üks suur vahesid oli meie jaoks see, et see protsess hakkas siis sellest, et me sõlmisime hoopis Kunstiakadeemiaga koostööleppe. Et teha arendustööd Mustermaja süsteemi väljaarendamiseks või edasiarendamiseks, mõelda läbi, kuidas see siin hoones täpselt võiks lahenduda ja see ettevalmistusperiood enne seda, kui me tegelikult saime minna üldse hoone ehitust hankima, oli selle võrra pikem. Mustermaja ehitusstiil tundus meile kohe põnev. Uudne lahendus tundus sobivat teha sellisele tootmisele. Mustermaja protsess erineb selle poolest, et kui tavaline moodulmaja koosneb elementidest, siis Mustermaja hoone koosneb siis kandvast liimpuit sõrestikust ja kandvast CLT vahelaest. Ehitusprotsess ise tegelikult oli juba jällegi teistpidi palju lühem, sellepärast et selle hoone puhul siis alates nurgakivi panekust kuni sarikapeoni läks tegelikult kuu aega ja see maja siin kohapeal püsti sai umbes 2 nädalaga. Teekond siia jõudmiseks on olnud üpris pikk ja täis valusaid õppetunde. Oleme väga oluliselt tähelepanelikult vaadanud, kuidas esimest seda pilootprojekti on toodetud, sellest oma järeldusi teinud ja vastavalt süsteemi muudatusi sisse viinud. Aga piloodi tegemine võib-olla ongi üks kõige suurem ja olulisem etapp ühe süsteemi arengus ja Mustermajade lühikeses ajaloos siiamaani. Nii Mustermaja kui ka paljud teised sarnased ehitusstiilid on kindlasti ehituse tulevik, sest ehitus suunatakse rohkem tehastesse. Platsi peal soovitakse teha võimalikult vähe tööd ja tellijale pakub kindlasti huvi Mustermaja ringmajanduslik aspekt, rohke puidu kasutus ja keskkonnasäästlik väike jalajälg. Mustermaja süsteemi valiku juures meie jaoks oli 3 tegelikult olulist aspekti. Üks on kindlasti see, et tegemist on puidust hoonega, tegemist on sellise ringmajanduse või taaskasutuse vaimust tehtud lahendusega, eks me saame selle hoone tegelikult ka siit lahti võtta, viia teise kohta ja teises kohas kokku panna, kui meil vaja on. Me saame seda laiendada, ehk seda on modulaarne, mis on väga oluline paljudes kohtades, et kui ruumi on vaja juurde või potentsiaalselt ka vähemaks, siis on seda võimalik teha. Ja 3. aspektina tegelikult on see keskkond ise. See puithoone, siin on puitseinad, puitpõrandad, puitlaed, loob sellise väga meeldiva koha, kus olla. Siin on hea viia koolitusel läbi, kõik ruumid on selle jaoks ette nähtud, paralleelselt neid asju tehes ei sega üksteist. Meie näeme seda läbi selle, et me ise ehitame elektrivõrku ja me oma elektrivõrgu ehitamise kontekstis mõtleme väga palju just sellele, kuidas tagada ühetaolisust, tagada väga suurte mahtude juures sarnaseid lahendusi, mis on siis tulevikus võib-olla lihtsamini kasutatavad uuesti kusagil teises kohas või ka hooldatavad igapäevaelus. Ja see Mustermaja süsteem kindlasti on sarnane lahenduse ehituse mõistes, ehk et ta lihtsustab nende lahenduste loomist ja ka selle ehituse protsessi. Kuidas Mustermaja hakkab laiemalt ehitusturgu mõjutama? Me praegult ei tea. Potentsiaal on olemas. Süsteem on projekteeritud nii, et see sobiks peaaegu kõikidele Euroopa ja lähiriikide turgudele. Et päriselt laialdaselt mõjuma hakkaks, peame me tooma nüüd turule ka digitaalsed projekteerimistöövahendid, töötama selle süsteemi konkurentsivõimeliseks tegemiseks erinevatel turgudel ja ühendame selle tegelikult siis mitmete majatootjatega, et kui meil nõudlus kasvab, siis suudaksime sellele ka vastata.